Ma palun siia Töötukassa karjäärinõustaja Lemme Keter-Bogatkina ja me hakkame rääkima selleni, kuidas tegelikult uus tee ikkagi leida, millal ja kuidas karjääripööret teha. No tere, Lemme! Tere, head kuulajad! Ja teil on võimalus küsida ka küsimusi ja kindlasti kasutage seda võimalust, sest et spetsialistidega nii otse kohtuda võib-olla alati ei ole võimalik, aga nüüd tõesti küsimusi saab ka küsida. Toomes.ee on see aadress, meie otseülekande kastikese all te kindlasti näete linki, kus saab küsida ja aitäh kõikidele, kes juba oma panuse ka täna meile andnud. Küsimused on väga põnevad olnud. Ma ei tea, Lemme Keter, kas me alustame siis kõige sellest esimesest küsimusest, et kui paljud tegelikult inimesed on Eestis rahul või õnnelikud suisa oma tööga? On neid nagu enamus või ikkagi on see vähemus? Et sa just seda pidid küsima. Aga no siin minu mõttes kas oli sivikeskus.ee või üks pool aastat tagasi ilmus uuring ja seal oli üle 70% inimestest, kes ei olnud rahul oma senise töökohaga. No see on päris jahmatav statistika. Et eks igaüks oma sisemusest teab muidugi, kas tema kuulus selle küsitluse sisse ja hulka või mitte, aga üldiselt võib öelda, et tööturg areneb ja inimesed ka tajuvad seda vajadust ennast täiendada ja et neil oleks nagu tööalased kuhugi liikuda. Kas see tähendabki siis seda, et see suurem hulk tegelikult vajab mingisugust, ma ei tea, pööret või mingisugust nagu lisa sellist tõuget kuidagi, et see vist ei ole normaalne, kui suurem hulk inimesi ei tunne ennast hästi oma tööd tehes? Selles mõttes seda õigesti, et see viitab sellele, et midagi on nagu kas valesti või midagi peaks liikuma mingis teises suunas. Et minu jaoks see võib tähendada seda, et karjääripööre on tulemas, nagu siin Raio Zimmermann just välja tõi, siis see nagu toob endaga kaasa tõsiseid muutusi ja selles mõttes, kui see pööre on plaanis, siis muidugi coach või psühholoog on väga hea abikas elukaaslane, parim sõber, kes sind juba tunneb või seda inimest, kes mõtleb selle töövahetuse peale, aga üks hea inimene on veel karjäärinõustaja, kelle juurde tulla, et ma tahakski teha üleskutset, et tulge karjäärinõustamisel Töötukassasse ja me hakkame seda sellist keerulist lõngakera siis nagu otsast kerima. Ja tegelikult praegu vist saab isegi registreerida täna juba siin nii Töötukassa leheküljel kui ka siin Töömessi leheküljel saab registreerida ennast nõustamistele ja osaleda erinevates töötubades, nii et juba praegu kasutage seda varianti. Mis te teete seal siis? Mismoodi te nõustate? Et mis me nende inimestega peale hakkame? No tegelikult nii hea on peale professionaalset kõnelejaid nagu tulla, et nagu härra Zimmermann mainis, et me kuulame, me tutvume ja siis me katsume seda jääd natuke sulatada, et kuidas on olnud seal tööturul, võib-olla inimene on olnud 10 aastat kodus 3 lapsega, kuidas on olnud seal turul olla ja mis on nagu need mõtted ja mis on see status quo või hetkeolukord, et see üldiselt joonistub välja oskuste, unistuste ja selle näiteks ka rahulolematuse osas ikkagi kenasti välja kas ühe kohtumise või paari kohtumisega, ja mõistagi see on kõik konfidentsiaalne, et ikkagi hästi tähtis on luua karjäärinõustamisele tulnud inimesega selline hea kontakt. Kas inimesed käivad palju praegu nõustamas? Jaa, meil on selline tore järjekord ka, aga mitte pikk, et saab küll, et võib-olla natuke peab ootama, et hoiatan ette. Mis nende inimeste profiil on, kes tulevad? No seda ma muidugi ei tohi öelda ja väga nagu ei taha ka öelda, aga toetuseks ja julgustaks võin öelda, et alates koolinoortest kuni pensioniealisteni käivad kõik inimesed, kes töötavad, kes võib-olla on ettevõtjad, on lapsega kodus, lapse kõrvalt, teevad osakoormusega tööd, pole tee üldse mingit tööd, olid haiglas ja nüüd mõtlevad, et aga ma ei tahagi enam seda 20 aastat kestnud karjääri, ma tahan hoopis midagi muud. Et selles mõttes kõik inimesed. Kellel tegelikult on vaja tulla karjäärinõustaja juurde, et mis need esimesed märgid siis on, et mitte lihtsalt mul ei ole töörutiin tekkinud, esimene elevus on võib-olla mööda läinud ja ma töötangi oma tööd ja võib-olla väga ei meeldi, aga kõik on nagu tundub, et jookseb, eks, et mis hetkel on see rutiin ja kus see piir on, et nüüd ma pean tulema ja nüüd on asjad jamasti. See on hea küsimus, ma ütlen ausalt ära, et ma ise käin ka karjäärinõustaja juures, praegu eks sina ei ole karjäärinõustaja, et mitte niimoodi, eks terve Eesti avalikkuses, aga ütleme, karjääriuuringud näitavad, et iga 5 aasta tagant on inimese elus selline väikene nõks või trepiaste, kui ma võin nii öelda, ja siis ta sisemiselt, väärtuspõhiselt, soovidepõhiselt niikuinii kontrollib küsimust ja mõtleb, et oot, kus ma olen, mida ma teen,
kas mulle meeldib see, mida ma teen ja üldiselt siis see arengukõver tuleb nagu välja ja siis enamasti inimesed tahavadki kas natukene liikuda siia-sinnapoole, võib-olla võtta töökoormust vähemaks, spetsialiseeruda, et selles mõttes kogu aeg, vastates su küsimusele, kogu aeg on õige aeg tulla karjäärinõustamisele, aga varem on parem selles suhtes, et kui näiteks rääkida tugevast läbipõlemisest, millega kaasnevad juba psühholoogilised sümptomid niikuinii, aga ka füüsilised sümptomid, et sellisel puhul inimene, kui ta läheb oma eelmisele töökohale ja tal tekib paanikahoog, tal käed värisevad, ta nutab kontrollimatult, et sellist inimest ei saa saata kohe homme koolitusele või uude töökohta, et selles mõttes on varem parem ja olen ka ise selles faasis olnud, sealt tullakse välja, aga see võtab aega, et kuna riskid on... Sa oled olnud siis läbipõlemise... seal köögis kättevärina ja nutmisega ise ka, jah. Millest see tekib? No ma arvan, et see on individuaalne, et minu puhul see tekkis, ma arvan, isiksuslikust või nagu härra Zimmermann ütles, et väärtuskonfliktist või sellised, et noh, näiteks mina olen selline ekstravertsem inimene testide alusel sinna äärde, aga kui, ütleme, ma tegin ka sellist tööd, kus ma ei saanud suhelda kohe üldse mitte nii palju, kui mul vaja oli ja kui siis see nagu akumuleerub isiksusliku vajaduse mitte täitumine, siis inimene hakkab tajuma pinget ja ta hakkab tajuma, et ta ei saa ennast realiseerida ja kui see kuhjub, siis on päris, noh, ütleme, ohtlik. Kas sa ise tunnistad endale, kas sa ise oskad ennast nagu analüüsida ja no sa oled spetsialist, eks ju, aga kas sa saad aru, mis sinuga tegelikult toimub või seda peavad ütlema inimesed kõrvalt? Jah, komsi-komsa ütlema selle peale, aga teatud maani, et üldiselt inimene päris Münchhausen ei ole, kes ennast juustest tõstab, et ta on teatud piirin, aga siis tema võimekus lõpeb, tal on see tume kast, et teised näevad, teavad tema kohta, mida nimetatakse ka Johari aknaks, et mida teised minu kohta teavad, aga mina ei tea. Et vot see aken on nagu alati põhjus, miks taaskord võiks tulla karjäärinõustamisele, et rääkida ja ütleme, teatud asjad on ju ka õhust loetavad, et... Kuidas sellisest hetkest välja tulla? Tähendab see automaatselt töökoha vahetust? Ei, ja ma tõesti tahaks öelda, et ärme tee neid eriti sellisel kriisiperioodil, nagu täna ärme tee neid ebastabiilseid otsuseid, et mul viskas ära ja nüüd ma annan avalduse lauale. Muide, sellisel puhul te jääte ka ilma oma töötuskindlustust hüvitisest, ärge pange avaldust lauale kohe, et ülemusega vestelda, võib-olla kolleegidega vestelda, et ma ei ole päris rahul, aga ma ei sooviks ka lahkuda. Noh, ütleme, tasub planeerida sellist vestlust, võiks rääkida abikaasaga võib-olla prooviringi ära, koos arutada stsenaariume, karjäärinõustega võib teha selle prooviringi ära, sest noh, kui ütleme, tööalane õhkkond ei ole kõige toetavam, siis see võib tõesti lõppeda nii, et ma panen oma kaardid lauale ja siis mulle öeldaksegi, et uks on seal. Ja siis võib-olla see on minust sõltumatu olukord, mis on nagu selles mõttes nagu tagajärgedega, mida ma võib-olla ei soovi. Et selles suhtes, aga ikkagi see lõngakera on tavaliselt selline kogukas ja seal on palju nüansse, et taaskord tulge hakkama arutama ja ette hoiatan ka, et karjäärinõustaja ei anna neid vastuseid, et seda nagu aeg-ajalt ikka tuleb, et aga mis te siis arvate, et ma oma eluga tegema peaksin ja siis see on nagu rohkem küsimus ikkagi endale, aga me aitame endast aru saada küll. Mis küsimustele nii-öelda inimene, kes tuleb karjäärinõustaja juurde, enne peaks nagu kodus mõtlema, et need küsimused läbi, et need küsimused tõenäoliselt tulevad jutuks? No ma ütleks, et võtke vabalt, aga natuke mõelge, et mis see vestluse sisu võiks olla enam-vähem, et kuhu poole, sest noh, mõni inimene on nii, et tal muidu läheb lukku ära, et kui ta liiga ette valmistab, ta nagu ei suuda enam, teine on see ettevalmistuja, ta peab kõik läbi mõtlema, aga ütleme laias laastus need küsimused ongi, et millega ma ei ole rahul ja võib-olla see võib olla tunne, mis mul seal tööalase tegevuse käigus tekib, ma ei oska seda seletada, ma olen tänulik oma haridusele, ülemusele, palganumbrile, aga see tunne ei sobi mulle. Ma ei saa sellega samastuda, et avatus ja need oma mõtted. Kas karjäärinõustaja aitab alati, et sa ei lase enda juurest inimest ära, kui tal ei ole lahendust või... Jah, see on ka selline vahva väljend, et kuidas nüüd lasta ära või mitte lasta ära, et meil ei ole tegu sellise alaealise lapsega, keda ma nüüd ei lase sealt mänguväljakut ära või ei lase sealt narivoodist ära, aga et me oleme avatud ja me saame korduv kohtuda ja minul näiteks endal on mitmeid vahvaid inimesi, kellega me oleme rääkinud, see võib olla 4 kuud, see võib olla pool aastat, inimene protsessib, võib-olla natuke õpib
ja siis vastavalt teeme erinevaid karjääriharjutusi, et ja see on vajaduspõhine ja ta ei ole täna enam seotud sellega, kas inimene on töötu või töötav. Aga inimene julgeb juba ikka karjäärinõustaja juurde tulla või see ikkagi Ütleme nii, et meil on selline tööpõld veel ees ka natuke kommunikatsiooni osas, aga nõudlust on ja julgetakse tulla ja tulevad noored ja tulevad mitte nii noored noorusnikud ka. Kas see tegelikult on paratamatus, et me oleme siin varem ka nende esinejatega rääkinud sel teemal, et see on paratamatus, et sa ühel hetkel pead oma elus ikkagi pöörde tegema. Kõik, kes me praegu nagu tööturul oleme, me teame, et varem või hiljem see hetk tuleb ette, et me kõik kas vajame siis professionaali nõu, võib-olla saame nagu lihtsamalt hakkama, eks ju. Ja ütleme, ma võin täitsa ausalt tunnistada, et mul on 5 aastat just organisatsioonis ja mina niimoodi rahutult kibelen ja mõtlen, kas ma olen rahul, mul on täpselt see etapp, täpselt nagu need uuringud näitavad, ma ei lähe kuhugi, mul on väga tore tööandja, mul on väga toredad inimesed, eks ole, aga ma sisemiselt mõtlen, et mida ma veel võiks teha, mida ma veel vajan, ma tahaksin kasvada, kus ma saaksin veel kuidagi kasvada, et see nagu iseenesest tuleb, et ma nüüd natuke juba unustasin see küsimus ära. Ei, see on väga huvitav, et sul on kuhu nagu, et kuhu ma tahaksin nagu veel kasvada ja kuhu ma saaksin kasvada ja vot siis nagu neid kohti uudistada, sest sageli see on võib-olla sama tööandja juures, aga näiteks natuke teises osakonnas või teisi ülesandeid, et vaatamata, sul on väga huvitav inimene, sul on nagu kõik tööl hästi, aga ikkagi ei ole rahul. Ei no ma olen väga rahul, aga mida ma silmas peal on see, et mul pärast ei tule kurja vestlust, eks ole, ma teen nalja, aga ei tule, meie vastutuses on head inimesed, aga et see, kas ma väljendan ennast, kas ma teostan ennast, kas ma liigun kuhugi oma tööalase tegevusega, vot see on see, mis nagu ütleme sellise 5 aastakuga nii-öelda iseenesest nagu hüppab inimese seest välja, et sellega seoses ma küll mõtlen ja niimoodi kontrollin ja tegelikult teen plaane ka järgmiseks eluetapiks, et see soovitus mul küll oleks, et kui sa plaanid peret luua, mõtle, kui mitu aastat sa kodustad olla lastega, kas sa tahad üldse mitu aastat või läheb isa puhkusele, eks ole, ja või kui on erialapööred, siis mis on need ohumomendid, eks ole, et mis need ohumomendid on? Mis on ohumomendid? No üks on selline kindlasti, et kuigi ütleme, statistika näitab siin see rahatarkuse poole pealt, et kuskil 1/3 eestlastest, neil on üks paarikuu palk on ilusti olemas varuks, siis ütleme ausalt, et kui karjääripööret teha ja tulla töötuna arvele, siis seda ju kauaks ei ole. Et üks oht on kindlasti see, et kui siis näiteks hüvitise maksmine toimub enamasti aastakese, siis ta on pool palgast, seda ei ole ka väga palju, et siis üks oht võikski olla see, et ma nüüd teatan abikaasale, et nüüd ma aasta aega olen kodus. aga tegelikult see on päris tõsine otsus, et seda võiks enne küsida, et minul on sellised plaanid ja vot seda vestlust on raske pidada, seepärast, et läheb kismaks kodus ja unustatakse ka küsida, et mis on sinu ootused, et millal oleks see tagumine tähtaeg, et ma läheks, sest riskifaktor on just see, et teine inimene tunneb, tema maksab auto, tema maksab maja, tema maksab, eks ole, laste kõik asjad ja et see teine inimene ei ole lihtsalt selline tarbija, et võivad tekkida suhteprobleemid lisaks finantsmurekohtadele. Ja aitäh kõikidele, kes ka küsivad meilt aktiivselt küsimusi. Esimene vaataja küsimus, mida inimesed kõige enamat kardavad karjääripöörde tegemisel? No, ma arvan, et sõltub inimesest ilmselt kõike muutust, sest inimene ei ole selline olevus, kes oleks väga muutusele aldis. Me ikkagi ajame küüned vastu ja siis, kui on juba paha, näide, eks ole, hambas valutab, ei lähe hambaarsti juurde, kõigepealt ma kannatan natukene, et äkki mul ikka ei valuta, äkki ma sain tuult. Läheb natuke aega, mööda ikka valutab. Äkki ikka ei ole nii hull, on ju. Ja siis ma olen arsti juurde. Et inimesed üldse kardavad, ma arvan, muutusi ja see on elupõhine, isikupõhine, aga mida veel kardetakse, on enda sisse vaadata. Et mis ma siis nüüd leian sealt? Ja äkki see, mida ma tahan, mõni inimene on väga vahvalt öelnud, et aga äkki see, mida ma tahan, ei ole Eestis üldse võimalik. Ja siis taas kord, võib-olla see on rohkem küsimus, ma ei tea, jumalale, iseendale, et tööturule kindlasti, et selles mõttes selle koha peal saame ka toetada, et miks ei ole. Et küll me selle momendi leiame. Mida teha, kui töö meeldib väga, aga juht mitte? No siin on 2 momenti, et kui ise oled juht ja need juhi oskused natuke kippuvad seal esile tungima, siis ma saan aru, miks juht väga ei meeldi.
siis võib-olla juhile ka ei meeldi sest siis tekib konkurents, eks ole, teinekord nii võib olla, aga siis võiks analüüsida, et mis need konkreetsed, kas käitumismustrid või suhtumised on, mis ei sobi ja kas see on minust sõltuv küsimus, et või kas ma saan ise midagi muuta, siis ma saan seda muuta ja ma võin proovida, aga kui see on temast sõltuv küsimus, ma ei saa teist inimest muuta. Mis te soovitate siis ära minna? Ei, ma soovitan alustada iseendast, analüüsist, olukorra analüüsist ja noh, ütleme, kui teinekord on selline tuline olukord, siis võtta sõber kõrvale, rääkida lahti need asjad ja küsida teiste arvamust. Et ei tasu tormata kohe tegutsema, et pigem analüüs ja vaadata, mida ise ära saab teha. Et teinekord sellel juhil on õigus ja üldiselt eestlased väga, no kes meist ka jälle inimfaktor väga armastab juhti. Et alati on see moment, et no tema ju ajab taga ja see inimlik pool, et tema koputab, et nüüd on tähtaeg ja korrigeerib, et see moment on üks põhjus, miks inimesed niikuinii väga ei salli juhte, aga ma usun jah, et võib-olla endaga saab, enda käitumisega saab natuke muuta. Aga sa kujutad ette, et juhiga selline dialoog võiks ka kõne alla tulla? Just nagu Jaa, aga ma alustaks sellest, et kui on olnud ebakõlad, et siis ole ise meeldiv. Sellepärast, et kui me töötame väga meeldiva ja rahumeelse ja rõõmsa, no ei pea olema särasilmis, eks ole, aga meeldiva inimesega võimatu on olla kuri selle inimese peale, kui ise oled selline rahulik, et see mõjub. Nii, kas karjääri peaks ette planeerima või võiks nii-öelda ka vooluga kaasa minna, on üks vaataja küsimus. Ja, no neid voole on muidugi igasuguseid, eks ole, Eesti tööturul, et meil on see inseneride vool ja meil on medõdede vool, kõik need voolud ja ütleme, need kitsaskohad, ametialased puudujäägid, aga ütleme selline enesetunnetuslik moment küll, kindlasti, et see vool, mina defineeriksingi seda sellise sobivusega tööle ja sellega, et kui näiteks teed proovipäevi, töövestlused, loed mingit ameti juhendeid või näiteks mõtled mingist ametist, et kui tekib selline kogemuslik hea tunne, et oh jess, ja vot see on see vool, millega kaasa minna. Ja. Nii et planeerida sa ikkagi soovitad või mitte? Ja ikka jah, ütleme karjäärinõustamisel on veel see nüanss, et inimene ikkagi võiks lahkuda tegevusplaaniga, et me ei räägi seal tühja juttu niisama ainult, et me ikkagi soovitame midagi, ütleme hea karjäärinõustamine siis protsessina võiks kas ühe või paari kohtumisega nagu lõppeda sellega, et nüüd on mõned alternatiivsed stsenaariumid, aga ütleme vool on jah selline huvitav sõna, et õige vooluga tasub minna kaasa. Lemme, milliseid ameteid teie soovitaksite noortel õppida? See on jälle lemmik küsimus, et mida ma oma eluga hakkan peale, et palun ütle mulle. Et mina ütleks, et tule karjäärinõustamisele, vaata, mida saab Eestis õppida, mida saab välismaal õppida, millalgi need piirid lähevad jälle lahti ja vaata enda sisse, et mida sa tahad, millest sa unistad ja see võib olla midagi sellist vahvat nagu juveliir või ma ei kujuta ette, eks ole, et energeetika professor, et ära piira seda. Missugused on muide kõige säravamad lood olnud või kõige suuremad pöörded näiteks, mida sa oled näinud või ma ei tea, kuulnud? Ma täna küsisin ka abikaasat, et mis sa arvad, et kes on kõige vanem karjääripööraja ja ma ei saanud sellest küsimust kohe aru, ütles, et ilmselt Jeesus Kristus, seepärast, et ta esiteks kõige vanem, meil tekkis dilemma, et ta on alati elanud, et kas ta on üldse vana ja teiseks, eks ole, et algus oli puusepp ja siis läks nagu usuteemale üle, aga ütleme, mul on üks tore inimene, ta kindlasti ei ole kõige eakam, et tema on siin üks meie klient olnud, on andnud ka loa natuke enda lugu rääkida, et Maire Koitjärv oli mõndaga tagasi meie klient ja tema on teinud oma ettevõtte ja tema on teinud sellise ettevõtte nagu Uue Välja Taimeaed Saaremaal, aga tema töötas ennem 20 aastat pangas. Et selles mõttes päris suur pööre ja tema käis meie ettevõtluse koolitusel ja siis hakkas nagu sealt see asi hargnema ja peale seda ta sai aru, et natuke on vaja veel õppida turundust ja 1,2 veel erialast ja siis oli ka maatükk ja siis nüüd ta müüb pistikuid ja kohe loen teile ilupõõsaid, puid, okaspuid, kiviktaimlasse, lillepeenrasse sobivaid taimi, kultuurmustikaid, jõhvikaid, et käige siis Hiiavälja külas Saaremaal ka tema seal taimeaias, et on pööre kontorist istikute juurde, kohe kindlasti.
täpselt niimoodi, et see kõik veel nagu ellu jääks ja toimiks, et see ei ole ju tegelikult hobi tasandil, eks ole ju. Ja just, ja edukalt Maire taotles siis ka Töötukassa ettevõtluse alustamise toetuse, mis on 4474 eurot ja see oli tubli, see äriplaaniga hästi hakkama ja selles mõttes ma vaatasin Facebooki lehte ka, et neid laike ei olnud vähe sel lehel. Kas teile ei tundu, et tänapäeva noorte sotsiaalsed oskused vähenevad suurel kiirusel, kuna suhtlevad nutiseadmetes, on üks vaataja küsimus? Ma arvan, et see on nagu õige küsimus tegelikult psühholoogia doktorile, aga nii palju, kui mina oskan seda öelda, siis ma ütleks, et noored võib-olla on hoopiski julgemad, et nad julgevad küsida tänaval inimese käest igasugu infot, oled sellest, mis kell on ja kuni selline välja, miks te niimoodi riietute ilmselt, tead see Y ja X põlvkond, eks ole, et nad on julgemad, nad on avatumad. Aga ütleme, sotsiaalne oskus on ikkagi suhtlemise, kuulamise oskus. Et mina ütleks, et noored on väga tublid ja pigem meil on neist nagu juurde õppida, et pigem on näha, et mida me noortelt võiks õppida? No just, et pigem on näha, et noored ootavad paindlikke töö- ja praktikavõimalusi. Nad nii väga ei jookse kohe kõrgharidusse, lähevad tööle pigem kutseharidusse. Et selles suhtes ma arvan, et kindlasti unistamist on meil noortelt õppida, sest ütleme, vähene elukogemus teatud määral nagu ongi loogiline, et unistatakse natuke ebareaalselt võib-olla, aga sealt saab kätte need, mis tegelikult seal südames ikkagi tiksuvad, et see julge unistamine ja ma arvan, et see avatus. Ma ikka kohe loogiliselt küsisin ka, et kas kõik karjääripöörded on nagu õnnelikud või on ka nagu ebaedu tegelikult selles suures unistamises ja lähed suure hooga ja see kõik ei tööta. Jah, ma olen siin tegelikult ka ühe teise inimesega rääkinud, et meil on ka selline klient olnud, kes taas kord sai meie äritoetuse, Triin Nõu. Temal jutus selline lugu, kes tahab vaadata tekstimeister.ee, tema firmat, tema loob igasugu vahvaid turunduslikke tekste ja copywritingut. Tema hakkas üles ehitama oma käsitöö kosmeetika brändi ja siis tal juhtus õnnetus kohe peale firma avamist ja käega. Nii et ei saa ju teha enam seda käelist tööd. Ja et selles mõttes selline saatuse iroonia, aga see teda ei pidurdanud ja siis, kuna ta on ka kommunikatsiooni peal töötanud pikalt, siis ta hakkas teenust pakkuma ja on ka väga rahul ja juba tunnustatud, et selles mõttes taaskord edulugu võib-olla natuke rikkusin ära selle, et ei ole alati kohe, aga ütleme see ajaline faktor, et kui ikkagi inimene annab endale aega, et see võib olla 1,5 aastat sellist ühes kohas töötamist, teises kohas töötamist, paralleelselt panen seal ärimõtteid kirja sinna arvutisse, unistan, mõtlen, katsetan ja võib-olla ma teenin raha, aga ma tunnen, et ma ei ole veel nagu sinna välja jõudnud, kus ma tahan, et see protsessimine tuleb ära protsessida, et ma ei, seda ei saa teinekord kiirendada, kui see on selline väljamõtlemise moment, et jah, alati ei ole edukas, aga see on hästi palju siin kahe kõrva vahel, et mis ma nüüd sellest olukorrast järeldan, et Triin Nõu, kes on Tekstimeister OÜ juht ja ettevõtja, tema tegi õiged järeldused, et ma ei lase sellel traumal ennast piirata ja ma ikkagi teen oma firma ja ma ikkagi taotlen need töötus. Kas siin on nüüd karjäärinõustajate käsi ka mängus või tegelikult tema sai ikka? Põhimõtteliselt ma nüüd täpse vastuse jään võlgu, aga üks nendest inimestest käis küll karjäärinõustaja juures ka ja minu meelest käis veel ettevõtlusnõustamisel Tallinna Ettevõtlusametis ja või ütleme partnerasutuses nad aitasid äriplaaniga, et selles mõttes seda tuge on, et see ei ole kõik üksi niimoodi nagu peast vaja või pastakast nagu vaja välja imeda. Et saab nõu. Aga mida sa soovitad tegelikult, kui ikkagi nagu sellist karjääripööret teha, siis kas sa innustad ikkagi jälgima tõesti nagu selliseid unistusi või tegelikult olla ikkagi nagu üsna pragmaatik ja tegelikult sul on siin igasuguseid näiteid nüüd tõesti sellised, mis lähevad väga kaugele sellest alast, aga samas võib-olla ikkagi, kui nagu seda riski julgust nagu väga piisavalt ei ole, et ja ma soovitaks, et ikkagi see reality check, eks ole, et ikkagi jälgida, mis tööturul toimub, tulla karjäärinõustamisele, mõelda, ütleme plaan A, plaan B, et võib-olla kui ma poole aasta jooksul ei saa sinna tööle, kus ma kandideerin, siis ma teine töösoov võiks olla see või lähedane. Ja nende unistustega me saame ka tegeleda ja ma arvan, et üks tore moment karjäärinõustaja ameti puhul ongi see, et me saame koos hakata välja mõtlema, et vot see tegevus meeldib, aga siin taga võiks olla ka see amet ja inimene mõtleb, et aga ma ei oleks seal peal mõelnud ja kus seda üldse õppida saab ja selgub, et õhtukursus,
noh, ja siis vaatame, et mõlemad on tähtsad, unistamine jah, nii karjääriuuringute osas kui ka elulises mõttes, kui ka see analüüsi pool. No sa ise ütlesid ka, et sa käid ikka karjäärinõustamise juures, et lõpetuseks, kas sa räägid, kui kaugel sina oma teel nagu oled, et kas sa oled juba ka nagu vastuse leidnud oma küsimustele või sa ikka veel oled nagu sellises protsessis ja arutamisfaasis? No see on selline vahva ambivalentne moment, et osaliselt jah, olen osaliselt veel otsin, et ma arvan, et alati on seda kohta, kus ennast rohkem teostada ja samas meil on kõigil 24 tundi, et me ei saa nagu selles mõttes ka üle panna, et me ei jõua üle teatud ressursside välja anda. Et mõlemat olen rahul ja samal ajal otsin, et kuidas ma saaks veel paremini teha ja mida veel rohkem teha. Lemmi-Keter, sinuga on tõesti suur rõõm olnud kohtuda ja sa oled nagu eeskuju selleks, kuidas sa oma töösse suhtud. Et kui sa paned tegelikult oma elus pingereite asjad, siis mitmendal kohal seal töö muide on? No ma arvan, et ta peaks ikka seal number 3 või 2 ikkagi olema, et kui ise oled nagu see 1 ja pere on nagu number 2, kui need väärtuspõhist mudelit vaadata, eks ole, et siis ma ise oled number 1 ja pere on number 2 ja töö number 3. Nii on eeskujulik. Ma arvaksin ja nüüd muidugi eestlased mõtlevad, et appi ühe egoist, eks ole, aga mida ma pean silmas on see, et kui sa endast hoolid ja kui sa ennast kuulad, siis ka teised kuulavad sind, sest sa annad nagu seda signaali oma olemusega välja, kas sa oled endaga ja oma eluga rahul. Et me kõik teame neid mossitavaid inimesi võib-olla oma suguvõsas või tutvusringkonnas, kes kunagi ei tule siit kiitust, ainult laitust, et see on omaette sõnum ja ma ei mõtle kedagi konkreetselt, ma igaks üks ütlen. Ma mõtlesin ka su paberi peale äkki valmistatud. Pärast tuleb kuri kiri, et selles mõttes ma tahaksin julgustada, et pane ennast sinna esikohale ja pärast teised inimesed saavad ka aru, et sa oled seal enda jaoks ja siis tulevad ka paremad pakkumised tööturul. Suur aitäh kõike seda meiega jagamast. Ja ma loodan, et peale seda tänast karjääriseminari ikkagi on jaksu kõik need inimesed vastu võtta, sest ma usun, et sa inspireerisid ja andsid julgustust oma jutuga väga-väga paljudele, kes kahtlevad ja veel kord suur aitäh kõikidele, kes küsisid. Ma tänan.